Tere kolleegid! Tänapäevased tehnoloogiad on üles kutsutud, et teha inimelu paremaks. Just nii nad toimivad seni, kuni nende eesmärgiks ei ole kasum. Äppide turule tulekuga reisikulud on muutunud tundmatuseni odavamaks. Isegi odavamaks kui ühistransport. Ka taksondus ise on muutunud tundmatuseni. Professionaalsed taksojuhid on muutunud orjadeks. Neid võrdsustati amatööridega, kes vaid tahavad vabal ajal lisatööd teha. Kuidas need muudatused toimisid ja kuidas me saaksime olukorda muuta? Kõigest sellest räägime teile alltoodud materjalis. 2012 aasta lõpuks oli Tallinnas ligi 30 erinevat taksofirmat, kelle autopargis oli mõnikümmend kuni mitusada autot. Tollel ajal oli ainus 5 taksot tellida kõnedispetšerile ühest neid taksofirmadest, millele järgnes vastuse ootamine, seni kuni leitud vaba auto. Kogu protsess oli nii tellijale kui teenuse osutajale väga aeganõudev. Takso otsimiseks pidite helistama paljudele ettevõtetele, kuigi samas vaba auto võis asuda kliendist vaid mõnesaja meetri kaugusel. Sageli taksojuht pidi sõitma kliendini 7-8 kilomeetrit, et osutada 1-2 kilomeetrist sõitu. Selline süsteem oli ebamugav ja kahjumlik. Taksojuht teostas üleliigset sõitu ning klient oli sunnitud ootama ja oma aega raiskama. 2013 aasta augusti keskel Tallinnas ja septembri alguses Tartus hakkas tööle esimene Eesti taksotellimiste äpp nimega M-takso, mis hiljem samal aastal muutis nime Taxify. Willingite perekonna võib pidada selle äpi autoriteks, kuid see on eraldi lugu, kuna Willingite vendade isa sugugi pole väga lihtne inimene. Omal ajal oli ta Kuressaare linnavalitsuse liige, samas ka kohaliku golfiklubi esimees. Niisiis, millistel tingimustel pakkus Taxify taksojuhtidele koostööd? Nagu tabelist näha, Taxify ei kohustanud taksojuhte kuutasu maksma ning tellimustasu oli vaid 50 senti. Keskmise töökoormusega oli umbes 300 sõitu kuus ja juht sai kokkuhoidu nii kuutasu pealt kui ka läbisõidu ja kliendi oote ajal. Antud tingimused rahuldasid nii taksojuhti kui ka klienti. Ühed hakkasid rohkem teenima, teised säästsid oma aega. See ongi näide sellest, kuidas tehnoloogiad töötavad inimkonna huvides. Willingite sõnul oli esimestel töökuudel nendega ühinenud rohkem kui 1500 taksojuhti ja klientide arvu ulatas 10 000 nädalas. Väga lihtne arvutada, mis oli Taxify sissetulek tol ajal. Omakorda rakendusomanike ahnus teeb valiku superkasumite saamise kasuks. Püstitatud eesmärk saavutatakse mitte tänu tehnoloogia arengule ja teenuste kvaliteedile, nagu oleks 21. sajand arenenud IT-riigis loogiline, vaid tänu teenuse kvaliteedi ja nende heade töötavate autojuhtide töötingimuste halvenemisele. Halvenemine taksoturul algas siis, kui turule ilmusid sellised nii-öelda amatöörid, kelle teenuse osutamiseks polnud seaduslikku alust. Neile kehtestati muud tingimused, mis nagu näeme, olid ametlike taksojuhtidega võrreldes ebasoodsamad. Vaatamata ebasoodsatele tingimustele kerge raha järgi, nagu neile tundus, läksid paljud kerget raha teenima. See võimaldas ka Taxifyl suuremat kasumit teenida. Samas professionaalsete autojuhtide töötingimused ja teenused on aga halvenenud. Nüüdsest taksojuht pidi töötama rohkem ja teenima vähem, kuid see pole veel kõik. Muudab Taxify autojuhtidele juba halvenenud tingimused veelgi halvemaks, võrdsutades nad amatööridega. Alates sellest hetkest kohustab Taxify taksojuhte töötama nende poolt määratud tariifiga, muutudes sisuliselt taksofirmaks, kuid faktiliselt nimetab end ühissõiduki pakkuva platvormina, mis ei tähenda isegi kasumi teenimist, vaid jagab kulud ainult reisil osalejate vahel. Mõistes oma tegevuse ebaseaduslikkust, hakkab Taxify rääkima seaduse muudatusest,
Kui äpid lohistasid ühistranspordi seaduse muudatused enda alla, soovisid nad, et neile ei kehtiks nõuded, nagu olid taksodele, sest nad tahtsid enda jaoks täielikku anarhiat. Erinevatest ettevõtetest taksojuhtide rühm korraldas eesotsas Poolakiga Toompeal piketi, et näidata, et paljud taksojuhid ei ole sellise olukorraga rahul. Ja esiteks põhiseaduse kohaselt on vaja vähemalt võrdset kohtlemist. Peale seda piketi kohtus meie aktiivsete taksojuhtide grupp Riigikogus esindatud erakondadega. Reformid, sotsid ja Isamaa olid siis majanduskomisjonis, mis tegeles just sellise seaduse muudatusega. Nende kohtumisel ütles Kalle Palling umbes sellised sõnad. 150 liikmeline liit ei esinda enamiku autojuhtide huve ja põhimõtteliselt on nad nende muudatuste osas juba otsuse teinud. Kuid peale selle olid kohtumised ka EKRE ja Keskerakonnaga, kes olid tol ajal opositsioonis. Nad pooldasid seda, et takso on litsentseeritud tegevus ja peab olema ka regulatsioonid. Tänu väikse käputäie inimeste liikumisele viidi ellu nende rakenduste suhtes teatud regulatsioonid. Teenusekaardid, transpordikaardid, takso ülevaatus, maksekindlustuse olemasolu ja nii edasi. Uued regulatsioonid Taxify Bolti suhtes siiamaani täidetud osaliselt ning on otsene Eesti seaduste rikkumine. Kuid see ei takistanud 2016 aasta ettevõtte asutajal Markus Villingil saada Eesti presidendilt noore ettevõtte preemiat. Ka ei seganud 2018 aastal võtta tiitli aasta ettevõtja. Kogu maailmas kuulsa ettevõtte Ernst von Youngi poolt korraldatud konkursil. Samal aastal Bolt sai nomineeritud aasta uuendaja preemiale. Huvitav, mida sellist uut ja edumeelset ettevõte on ühiskonna jaoks ellu viinud. Muutis ainult professionaalsed juhid orjadeks. Pole mõtet selgitada, kelle huvides need muudatused ellu viidi ja kelle elu kvaliteet sellega paremaks muutunud. Ning kes peab nüüd sama raha eest rohkem tööd tegema? Progress on silmaga nähtav. Kallid kolleegid, aitab orjatöö tegemisest. Ei piisa üksteisele hädaldamisest ning madalatest palkadest ja üleliia pikast tööajast. On aeg muudatusteks ja me teame, kuidas seda teha. Kuid alustuseks on meil vaja ühineda. Liituge meie Facebooki grupiga ja jälgige uudiseid.